Saadet juhib Tiina Ausmees sujuvalt. Saatekülalised Ülle Lepp toredalt. Anu Koop kõlavalt. Siiri Toomik ladusalt. Ja Mati Alvela parajalt. Mina olen toimetaja Silvi Jansons-Jandiverest. Me alustame. Tere õhtust kõigile! Kõik on kõigiga seotud. Minu esimene küsimus teile, head saatekülalised, on: kuidas olete teie seotud Võru pärimustantsu festivaliga? Ülle, palun alustage teie. Aitäh. Toredalt. Ma olin aastaid folkloorirühmade juhendaja. Igale rühmale oli määratud tugiisik. Töötasin nii Eesti kui välisrühmadega. Sellelt kaelakaardilt võib lugeda tõlk. Teeb asju arusaadavaks. Aasta oli siis 2003. Koostööd festivali meeskonnaga alustasin umbes siis, kui Siiri Toomik tegi muuseumis giidide koolitust. Toredad ajad olid siis. Mäletan eredalt oma esimest folkloorirühma. Need olid Anu Taul ja Astrid Pööning. Astrid Pööning ja Anu Taul, ansambel Neiukese. Aastal 2004 olid nemad Eestit esindamas Eurovisioonil. Jaa, Võru festivalil esinesid nad kahekesi. Aga missugused välisrühmad olid teie kantseldada siis? Välisrühmadest meenub mulle üks rahvatantsurühm Poolast, Suwalkist. No tead, nendega oli kohe eriline klapp algusest peale. Ja lahkumisel kinkisid nad mulle selle hõbeda karva kandiku. Tore mälestus. Aga millest räägib teie kollane kostüüm? See oli 2004. aasta festivali päikesepidu Kandlaaias. Tore folkloorihommik lastele. See oli 10. festival ja selle teema oligi põlvest põlve. Võru festival on alati hoolt pidanud järelkasvu eest, alati on korraldatud lastele toredaid folklooripidusid ja ma usun, et lastel oli tollel peol ülitore esineda omaenda folklooripeol sellise päikeseks riietatud inimese saatel. Jutt läks nüüd märkamatult Siiri kätte. Festivali kauaaegse perenaisena teie valdate muidugi teemat kõige paremini ja olete raamatus Pidupäevade Võru sellest pikalt ja huvitavalt kirjutanud. Ma olen seda raamatut lugenud, aga püüame nüüd siin saates leida uusi nüansse. Siiri, teie olete kaasa võtnud personaalse mikrofoni, millest see räägib? Jaa, sellise mikrofoniga seisin ma väga paljude festivalide ajal rahva ees, rahva sees. Ise ta ei räägi küll midagi, temast see räägiti. Küll ma juhtisin päevakontserte, küll ma andsin intervjuusid raadiosaatjatele või televisioonile, intervjueerisin külalisi ja mõnikord oli ausalt öelda raske see, kui rääkimine, selle mikrofoni tagasisaamine intervjueeritava käes, sest nemad ikka kipuvad seda enda kätte krabama. Aga sain ülesandega hakkama mikrofoni enda kätte tagasi ja üsna ladusalt suutsin edasi rääkida. Sellel mikrofonil on kindlasti suur nostalgiline väärtus, aga meie süsteemi ta kahjuks ei sobi ja siin te saadet ka ikkagi ei juhi. Kahtlemata teie, Tiina, juhite, aga ma pean ütlema, et seda saadet ei tohi alustada ilma Peeter Laursoni nime nimetamata. Festivali idee algataja, väga kauaaegne festivali korraldaja, väga päikseline, optimistlik ja tore inimene ja Ruti Murusalu sõnul
läks Peeter niisugusena säravana optimistlikuna alati ka Eesti Televisiooni juhtkonna ette ja teatas, et Võrus tuleb jälle festival. No ja Eesti Televisioon siis loomulikult kajastas jälle meie festivali. Arusaadav Peeter Laurson ja tema meeskond. Peeter keskel ja tema väärikas sõprusring ümber. Sellest nii-öelda ringmängust võib öelda, et algaski festival. Teie, Siiri Toomik, andsite kahtlemata perenaisena oma suure panuse, aga minu teada oli päris esimene festivali perenaine. Mina mäletan Ilonat väga hästi. 1998. aastal olin tema kõrval festivali õhtujuht ja peremees. Vabandatagu, ma jälle katkestan. Mati, ära unusta, et enne sind oli Ilona partneriks Voldemar Tilgor ja Andres Varustin ja mina ei saa ütlemata, et minu kõrval pikki aastaid olid Andres Visnapuu ja Kalvi Kõva. Laseme nüüd palun Matil edasi rääkida. Jah. No ega siin midagi pikalt rääkida polegi. Ehitasin vist 1997. aastal pannkoogimasina, millega ma siis tegin kooke päevaste proovide ja etenduste ajal ja siis müüsin seda siin Kultuurimaja aias. Olen korduvalt müünud ka oma tehtud käsitööd laatadel. Täna tutvustan teile teiste Võrumaa meistrite tööd, savikuju. Minu teada võeti Haanja Miis maskotina kasutusele juba 1995. aastal ja neid kujusid tehti siis eri mõõtu, neid jagati osalejatele, neid kingiti saatkondade esindajatele, aga Haanja Miist kehastas elavas esituses festivali peremees ja 1998. aastal usaldati see ülesanne mulle. Peo teemaks oli siis tuli ja loitsimine. Aga Postimees kirjutas pidu uputuse ajal. Vanajumal oli saatnud siia terve noa-aegse laine. Seda tuleb lausa tsiteerida. Postimees kirjutab, tsitaadi algus. Vihm venitas kavu ja katkestas laupäeval esinemise sootuks, sundides kiljuvat massi kandleaiast noa laeva, see on Kultuurimaja saali pugema. Tsitaadi lõpp. Anu Kõlavalt, teie ei ole veel sõna saanud. Jah, mina olin festivali juures augutäide. Ehk siis mõte on see, et kui oli midagi vaja teha, seda ma tegin. Alustasin ka rühmade saatjana, siis juba olin korraldusmeeskonnas, aitasin erinevaid üritusi korraldada, siis tegelesin festivali kirjavahetusega, küll olin lava peal, siis lava taga kuni kujundamistega, nii et eks sellepärast võib-olla Kadri Valner kunagi mulle nii mööda minnes sellise hüüdnime pani, et augutäide ja tuleb tunnistada, mulle see täitsa meeldib. Nii et nagu asendamatuid ei ole, et mina asendan. Aga Peeter Laursoni ajal te siis ei olnudki toimkonnas? Olin, jaa, ma olen alates teisest festivalist olnud seotud, ise olin siis alles 14-aastane. Kadri Valneri aeg algas aastal 2012. Aasta enne seda oli Peeter taandatud oma ametipostilt Võru maavalitsusest ja Võru festivali toimkonnast taandus ta ise. Kuid seltskond festivali korraldajaid otsustasid, et niimoodi ei saa üks festival lihtsalt lõppeda ja hakati uut juhti otsima ja leitigi Kadri Valner. Nii tore, et leidus inimene, kes festivali päästis. Kadri Valneri ideed, võimekus ja uskumatu potentsiaal. No aga kas siis festivali saatus sõltus ainult ühest inimesest? Ei. Mitte, et ma tahaks Kadri Valneri rolli kuidagi pisendada. Vastupidi, suur aitäh talle, et ta Peetrist jäänud tühimikku täitis, aga teate, võib-olla see kõlab isegi naiivselt, aga on juubel ja tegelikult selle peab välja ütlema. Festivali päässid need, kes omast vabast tahtest, ilma rahata ja oma põhitöö kõrvalt õhtuti nädalavahetuseti jätkasid meie kodukootud festivali korraldamist. No muidugi neil oli juba 17 festivali jagu ka kogemusi. Ja tookord festivali juures olnud inimesena ma ütlen, et see 17-aastane kogemuste pagas, see oli väga palju väärt ja see oli meile väga väärt. Ja see kuidagi kohustas meid festivaliga jätkama. Kuigi tõepoolest
ajakirjandus kirjutas igal aastal, et järgmisel aastal enam festivali ei toimu, ei jaksa nad korraldada, mitte midagi uut ei tule, mitte mingeid häid ideid neil ei ole. Ja meid nimetati, seda seltskonda, kes me seda tööd tegime ja toimetasime, et kambaks. Päris kõrgel poliitilisel tasemel Võru linnas öeldi veel, mis kamp see selline on, kes need inimesed üldse on, kes seda festivali teevad. Ajad muutusid ka raskemaks, kõik läks kallimaks ja ega meil ei jäänud midagi muud üle, kui sellele kambale siiski katus peale ehitada, ehk loodi MTÜ Võru folkloorifestival. Ja võib-olla see ongi praegu siin õige koht, kus sellele nüüd heas mõttes kambale nimed juurde anda. No näiteks programmi juht, 1. Maiepau, siis MTÜ loojad, Tiia Must, Priidu Teppo, Siiri Konksi, Marianne Jaanson, Maire Udras kindlasti, Teakõrs ja väga paljud teised, kes tuhandete maailmafestivalide ja 10 Eesti festivalide kõrval jätkasid oma kodukootud festivali korraldamist, kusjuures nurinata, kuigi tihti teiste nurina saatel. Teate, tegelikult see oli natuke valus aeg, jah. Aga selle valusa aja te elasite üle, Anu, tõestades, et asendamatuid ei ole, teie asendate. Ei noh, jah, eks ma võiks ju vastu vaielda, aga see poleks ju juubelisaatele kohane. Oleme ju ikkagi jõudnud 30. festivalini. Aga sel aastal ma teid millegipärast toimkonnas ei näe. No, ma asendan ka sel korral siiski. No korraldajate nimed on ikka kogu aeg muutunud. Peale on kasvanud uus põlvkond, aga festivali järjepidevust ja festivali sisu, festivali taset hoiavad ja hoidsid ikkagi vanema generatsiooni esindajad, ehk see tuumik, kes on festivali juurde jäänud. On olnud lühiajalisi liitujaid, on olnud neid, kes on kaugelt asju ajanud, aga 2012. aasta juurde tagasi tulles, kuidagi jah, see meie meelest festivali paremad ajad hakkasid nagu nostalgiasse vajuma. Ja juhtus sedagi, et tunnetati tänamatust, tunnetati kõrvalejäetust, tunnetati usaldamatust. Sünergia ja koostöö meeleolu hakkas natukene nagu kaduma. Ma ütlen, me hakkasime lihtsalt väsima. Ja Siiri, sellest olete te pikalt siin raamatus Pidupäevade Võru kirjutanud. Nii et aastast 2012 läksid olud kehvemaks, toimkonna koostöö vaibus, kuigi paljude vanade tegijate õhin oli alles ja uus toimkonna juht Kadri Valner tõi juurde värskeid ideid. Ma ei saa nõustuda, et kõik kohe kehvemaks läks. See on ülekohtune järeldus. Olen ise ka Pidupäevade Võru lugenud ja sealt jäi mulle silma üks kiri. Kataloonlane Salvador Hispaaniast kirjutab, muide võro keeles, ja tema tunneb huvi Võro folkloorifestivali vastu. Minule see kiri anti, öeldi, võro keelt oskad, vasta, tee selle kirjaga midagi. No kui inimene nii kaugelt kirjutanud ja nii palju vaeva näinud ja võrokeelse kirjaga hakkama saanud, siis loomulikult tuli vastata. Me vahetasime vastu 5 kirja, rääkisime festivalist, elust, inimestest, õpetasin talle võro keelt, kirjutasin talle eestikeelse teksti, siis tõlkisin selle võro keelde. Nii et oli üks selline väga-väga huvitav seik tõepoolest meie festivali ajaloos. Nii et tänu festivalile ja sinule on jõudnud siis võru keel laia maailma. No väike liialdus, laia maailma vast päris mitte, aga Hispaaniasse ja ühe Salvadori arvutisse või laua peale igal juhul. Aga Kadri Valneri ideede ja Kadri Valneri tegutsemise juurde tagasi tulles ei saa jätta ütlemata, et tal oli idee viia Võru festival Tsiofi festivalide nimekirja ja selle tema ära tegi. Eesmärk oli, et huvilised maailmast leiaks meie festivali üles, valiks tuhandete hulgast välja, tuleks siia esinema, aga Peeter Laursoni helesinine unistus, et rühmad maksavad peale selle eest, et Võrru tulla, oli nüüd muutunud küll natukene teistsuguseks. Ehk siis Tsiofi kaudu meile tulnud rühmade eest tuleb päris palju kulusid meil endil kanda. Ma selgitan, et Tsiof on rahvusvaheline folkloorifestivalide ja rahvakunstiorganisatsioonide nõukogu. Tsiof tagab selle, et külla tulnud rühmade kunstiline tase on hästi kõrge. Tore kuulda. Ma ütleks, et selle eest, et festival õnnestuks ja läheks korda,
peavad vaeva nägema ikkagi väga paljud inimesed. Kõige enne peab selle eest vaeva nägema festivali toimkond. Mina olen festivali arengut jälginud publiku poole pealt ja leian, et toimkond on nüüd küll püsinud ülesannete kõrgusel. Küsimusi aga on mulle tekitanud nime muutmine 2016. aastal. Aga mina olin nime muutmise juures, ma võin sellest rääkida. Nii nagu Siiri ütles ja ma ennegi, festivale on Eestis sadu ja folkloorifestivale ka kümneid. Kuid mis eristab neid meie festivalist ja mida me soovisime toonitada, on see, et Võru on just nimelt pärimustantsufestival. No eks ta võib olla sellest tulnud, et nii Maie Pau kui praegune programmijuht Kadri Mähar on mõlemad tantsuinimesed. Sellest, jah. No kui jälle minul lubatakse vahele segada, siis ütlen, et sellest nimemuutuse aastast on mul meeles, et räägiti 22 viimane taks. No kelle jaoks viimane taks? Festivali neiu jaoks 22-aastaseks saanud, vaja ta kellegagi ikkagi paari panna. No nii tore legend, et 1995. aastal sündinud folkloorineiu pannakse pärimustantsule mehele. Folkloor ja pärimus panid leivad ühte kappi ja lauas istusid lõõtsamängijad, jutuvestjad, rahvatantsijad, rahvalauljad ja kõik teised pärimuse kandjad. Selle nimemuutuse festivali teemaks oli ka väga sobilikult kohtumine ristteel. Ja mis pulmadesse puutub, siis mulle tundub, et see Võru festival ongi üks aastast aastasse, suvesse edasi kanduv, kestev rõõmus pulmamelu. Ja mina ise võrdlesin festivali assortiikarbiga, mulle endale see kõik väga meeldis. Tuled festivalile, saad assortiikarbi, avad kaane, vaatad, mis kommid sees, kõik muidugi väga head, kõige suurem on pärimustants, aga seal on veel näiteks jutujalutuskäigu komm, seal on tantsuorienteerumise komm, seal on linnulaulu kuulamise komm ja möödunud aastal selles karbis nägin mina ühte põneva nimega kommi, see oli Kihlad. Kas siis tänavu on jälle pulmapidu oodata või? Ei, tänavu on juubel. Mullu oli juubeli eelpidu, tunnussõna juubelikihlad. Muisse maaõiguse järgi oli kihlad eelleping, mis ei seostunud ainuüksi pulmade või leibade ühte kappi panemisega. Jah. Kuulge, ma ei saa enam nüüd midagi aru. Festivali pulmateema oli aastal 2003 ja leivast kõneldi 2008. Juubelikihlad. Selline väike eelpidu oli korraldajate leping Võru linna ja kõikide festivali fännidega, et sellel aastal juubelifestival kindlasti toimub. No ja ju toimubki. Teate, aga mina sooviks siis pigem rääkida nüüd nendest uutest tegijatest, kes Kadri Valneri järel juhtimise enda kätte võtsid. No loomulikult põhimeeskonna toel. Näiteks meil tegelikult on juhtunud festivalil niimoodi, et need, kes alustavad kas vabatahtlikuna või mõnes muus veidi väiksemas rollis, kujunevad hiljem festivali elus väga-väga olulisteks. Marion Tamberg näiteks juhtis 2 aastat, kirjutas projekte. Kertu Mölder alustas vabatahtlikuna, lõpuks oli programmis nii tugevalt sees, et oli projektijuht ja lausa nii-öelda direktori rollis. Neid on veel ja veel. Nii et sel aastal on juhtroll taas Tiia Musta ja Kadri Mähari käes. Issand, kõik see on väga tore. Kuulge, saate juhtimine on nüüd Tiina käest täiesti ära libisenud. No mina isegi olen nüüd sellega nõus, palun Tiina. Ja ma tänan. Aega napib, enne reklaamipausi on mul teile üks niisugune küsimus. Kuidas jäädvustada festivali korraldajate panus kõige nende 30 aasta jooksul? Juhin tähelepanu, et oleme juba jäädvustanud. On ilmunud suurepärane raamat Pidupäevade Võru, kus on nüüd esimest korda mustvalgel kirjas kõikide festivalide lugu, alates 1995 kuni 2024. aastani. Raamat ise ilmus aastal 2025. Ja raamat on tõepoolest väga hea. Aga ma mõtlen siin ja praegu, et tänane salvestus jääb meil festivali arhiivi, kõik huvilised saavad sellega tutvuda, aga see on väga tore uudis, et kõik huvilised saavad sellega tutvuda ja järel vaadata. Aga ma kordan küsimust, kuidas me saame
jäädvustada seda panust siin ja praegu. Kuulge, paneme nad laulu sisse. kuidas palun? Vot meie inimesed, Võru moodi siis või? Tore, paneme nad laulu sisse. kuulge, mina arvan küll, et sellest ei tule mitte midagi välja. Mis viisi peal? Kas nende nimedki on kõikidel kõik enam meeles? Ja teate, ma ütlen teile, laulu sissepanek on väga ohtlik asi, sealt ei pääse ju pärast kuidagiviisi enam välja. See ongi asja mõte. No ju proovida ju võiks. Ja minu arvates ka tasub üritada. 1995. aastal üritati linnafestivali Võru kevadjärel rahvusvaheline folkloorifestival korraldada suvel. Võru kevade festivali raames käis meil palju külalisi Soomest ja Rootsist ja nad hakkasid kurtma, et kevadel ei saa nad oma aia- ja põllutöid tehtud ja nii ei saagi Võrru tulla. Ja siis otsustatigi, et folklooripidusid tuleb hakata suvel pidama, kui siis need põllumehed ja aiapidajad saavad tulla. Ja 30 aasta juubel, see näitab, et tasus üritada, tänuväärne ettevõtmine. No tuleme tagasi siis nende esimeste üritamiste juurde ehk esimeste festivalide juurde. Need õnnestusid ju tegelikult väga hästi. Välisrühmad tulid ja järgnevatelgi aastatel väga paljud välisrühmad tahtsid Võrru tulla esinema. Ja kui 10. peoni oli peaaegu ootamatult jõutud, siis ütles Peeter Laurson, et 20. tuleb meil ikka välja vedada. Ja nii tore, et on 30. jõutud. Ma olen küll kõigile korraldajatele alates esimesest folkloorifestivalist peale väga tänulik. Ja siin pildil nemad on esimesed. Me täname. Silvi, Ene, Maie, Aksel, Siiri ja Taive. Heiki, Inno, Andres, Tiit, Siiri, Ülle ja Diana ja veel Valdur ka. Margus, Peeter, Aago, Urmas ja siis veel Andres. Me täname. Aga siis palun järgmine pilt. Martin, Ülle, Peeter, Siiri ja siis veel Eda. Valdur, Taive ja Diana, Maie, Riina, Ülle. Margus ja Marika, Siiri, Heiki, Ene ja Andres. Mati, Ilona, Tea, Tiia, Kalju ja Ott. Me täname. Järgmine pilt, palun. Kui armsad toredad lapsed, Hegle Kroonberg ja Johann Randvere. Vaat need 2 toredat last olid avakontserdil hümnilauljad, aga taga näeme Diana, Ülle, Maie ja seismas näeme Riinat, Tõnu ja Peetrit. Ene, Siiri, Signe, Taive, Martin, Siiri, Lea, Andres, Marika. Täname, järgmine pilt. Peeter, Siiri, Maie, Kadri, Maire, Diana, Ere, Marianne. Kalvi ja Kristjan, Priidu ja Tiia, Aliis. Me täname. Järgmine pilt. Maie, Ere, Kadri, Priidu, Signe ja siis Erja. Peeter, Siiri, Anu, Janno, Diana, Tiia, Ülle, Siiri. Järgmine pilt. Vahetame viisi. Kes aias, Peeter Kandle aias, mis toimub, tantsupidu toimub, käi läbi rahva hulkadest ja läbi suurtest pidudest ja lükka teine sisse aeda. Järgmine pilt. Kes aias, Kadri Kandle aias, mis toimub, päris pidu toimub, kus kohas, päris tantsukohas. seal mõtle, Seal mõtle pärimusele ja mõtle ka
Tsioofile ja jätka endist viisi. No nii, aitab piltidest. Mida nähtu kohta kokkuvõtteks ütlete, Mati? mis siin ikka öelda, elagu Võru pärimustantsu festival. No mina ka ei tahaks veel mitte mingit kokkuvõtet teha. Kõik kestab ju endist viisi edasi. See Fulgi liikumine, see on üks ummamuudu Võru, ummamuudu maratonijooks, aastast aastasse, aegade ja olude muutmisega võideldes. Ja need, kes festivali ajalt kõrvale astuvad, nende käest võtavad maratoni teatepulga üle teised ja tants jätkub. Mind ikkagi häirib, et me noortest tegijatest nii vähe räägime. Neid ei tohiks kahe silma vahele jätta. Ma olen Anuga nõus, et 20. aastatest võiks ka paar pilti näidata. Ja küll, paar pilti mahutame veel saate aja sisse ära, nii et palun järgmine pilt. Kui tore dekoratsioon. Kertu Mölder kujundas nagu suur lilleaed ümber väikse Võru. Ja mulle tundub, et see vasakult esimene kükitaja on lavastaja Jaan Ulst. Jaa. Palun ainult eesnimed, hoiame aega kokku. Jaani kõrvalt Merle, siis Marianne, Maire, Alvi, Kertu, Epp, Maie, Aire, Kärt, Elisee Martina, Karmen, Jarko, Robin, Signe, Sander ja Andi. Vasakul seisavad Maris, Kaili, Monika. Ja paremal Kadri, Tiia ja Silvi. Palun järgmine pilt. Ja pealava ees Võru linna keskväljakul seisavad Kailin, Inge, Aleks, Gert, Maire, Silvi, Marianne, Kertu, Monika, Signe, Epp, Kadi, Jarko, Anne ja Anti. Taga mina näen Janno, Anu, Tea, Margus, Tiia, Sander, Kadri, Priidu, Robin, Raimonds, Siksten, Kristjan ja Virko. Ja nüüd tõesti palun viimane pilt. Ees Tiia, Kertu, Anu. Keskel on Marta, Gerda, Silvi, Kitlin, Kadri ja Signe. Sinna mahuvad veel Maire, Tiina-Mai, Epp ja Monika. Ja taga on meeste vägi. Emil, Raimonds, Raigo, Margus, Priidu ja Sander. Ja Elagu. Tõepoolest elagu, aga suur tänu teile. Nüüd on meil siis esimene reklaamipaus ohverdatud pildinostalgiale. Vähemasti kõik korraldajad on üles loetud. Vaidlen jälle vastu ja segan vahele. Kaugeltki mitte. Kus sa sellega? No vähemalt 100 jäi nimetamata, kui mitte rohkem. Giidid, rühmasaatjad, vabatahtlikud, lavategijad, helitegijad, laadakauplejad, ja käsitöölised, meie oma rahvatantsijad. Kuulge, me ei saa tervet saadet pühendada nimedele, me ei saa nimedega täita. Ja, aga see oleks tore austusavaldus kõigile tegijatele. No teie meelest on tore ja, aga toimetaja ei ole ikkagi nõus. Ja nimede ja faktide loetelust lihtsalt ei piisa, et meid huvitab sisu. Muidugi sisu, aga nende nimede taga ongi festivali aastate sisu. Need on, kuidas ma ütlen, nii nagu mõtlen. Sisuloojate nimed. Jaa, sisuloojate nimed. Ma panin tähele, et mõned inimesed on esimesest festivalist peale pildile jäänud. Mäletan, et Kadri Mähar oli 1995. aastal tantsijate rivis, aga nüüd juba kavakoostaja ja programmi osakonna juhataja või kuidas teda kutsutaksegi. No jaa, no kas pole tore areng? Mina julgen kõrvalt vaatajana välja öelda toredalt, et tänu Kadri Mähari sihikindlusele ja töökusele ongi või meie festival juubelini jõudnud. Mina jälle tahan öelda, et selliseid nagu Kadri Mähar on ikka väga palju teisi ka veel. Ma võtan ikkagi mõned nimetada ja seda korda perekonnanimega. Tiia Must, Maire Udras, Monika Jõemägi, Tea Kõrs, Erja Arop, Epp Vana, Signe Sulg, Margus Külm, Priidu Teppo, Marianne Jaanson, Raimonds Pleifers, Anu Koop ja neid on veel. Mina oleksin ka hea meelega veel kambas, aga keegi pole mind enam kutsunud. Toimetaja kutsus siia saatesse, sest ma ostsin möödunud aasta laadalt raamatu
pidupäevade Võru, siin ta on. Festivalist väga hea lugemine. ja muide tore, et mindki kutsuti, ega ise ei oleks osanud ennast siia pressida. no teate, kogu see saade on üks ummamuudu pressing. No pressing, see on minu teada, Siiri, sinu sõnaleid. Vist küll, aga ikkagi aluseks on sõna pressiteade, aga need minu pressingud, neid ma kirjutasin öötundidel, eelmise päeva kohtumistest, juhtumistest, ilmast, esinemistest, külalistest, toimetasin nemad siis kandlasse staabi laua peale, et toimkonnal oleks hommikul midagi lõbusat lugeda. Meie saateaeg on piiratud, lubage nüüd ennast natukene ohjeldada. No tegelikult saatejuht võiks arvata, et meil on ülilihtne seda jutu järgi enda kätte haarata, kui tema enda ise kuulama unustab. Aga mul ongi väga huvitav teid kuulata. Reklaamipaus, jääge meiega. Kas nägid, kuidas tuul mind viis ära kaugele, kust naaseda ei saa? Kas kuulsid, kuidas murdus puu, kui metsas polnud mitte kedagi? Kas üleüldse märkasid, et silmadel mul ikka sama värv, kuis võisime me teadagi, et õnn on mitmekohaline arv. Ei vaja maailm ühte kurva laulu juurde, seepärast sõnadeta jäägu see refrään. Kas kuulsid juba uudiseid, et kõik on ikka samamoodi veel? Kas paremateks loob see meid, kui kellelegi haiget ei me tee? Kas kuulsid minu häält, kui ma nukra meelega su peale mõtlesin? Tere tulemast saatesse tagasi. Saate teise poole pühendame meie väliskülalistele. Kui palju välisrühmasid on nüüd siis selle 30 aasta jooksul siin Võru festivalist osa võtnud? Eks neid hakati juba varem kokku lugema ja üks esimesi suuremaid kokkuarvamisi oli minu mäletamist mööda 2014 ja siis loeti kokku 200 rühma 40 riigist. No, igas rühmas keskmiselt paarkümmend inimest. See teeb kokku 4000 väliskülalist 20 aasta jooksul. No mõnikord oli ühest riigist siiski ainult kas üks või kaks pillimeest või lauljat. jaa, aga enne saadet näidati meile ühte väga toredat pilti, väga üllatuslikku. Tehisaru nimelt on teinud väga toreda pildi ja see on kirev mosaiik kõikidest Võru festivalil esinenud riikide ja rühmade nimedega. Muide, kas meil oleks võimalik seda veel kord vaadata? Ja see oligi meil plaanis, nii et palun slaid festivalil osalenud väliskülalised. Vau, graafiline disain, jah. No päike on ilusti keskel ja riigid kiirtena ümber. Isegi osalevate rühmade nimed on pandud ja... No kribu minu jaoks natukene küll, aga vanema generatsiooni esindajana annan Tehisarule au, et tema on suutnud Võru festivali rühmad ja riigid nii ilusasti kõik kokku võtta. No mind lausa lommab see pilt, kui tore. Siin on minu teada 42 riiki ja 230 rühma. 43 riiki. No, mina sain ka peaaegu sama aru. Mina ei ole lugema hakanudki, sest tegelikult seda arvestust väga täpseks ajada on peaaegu et võimatu.
udmurdi, mordva, mari kultuuri esindavad rühmad ei ole mitte omalt maalt, sest neil ei ole oma riiki, nad on Venemaa Föderatsiooni koosseisus. Kas on ka nii või? Ja palestiinlaste kultuuri esindav Jafra tuleb ju Iisraelist. Ja bretoonid on ju Prantsusmaal, kataloonlased kuuluvad Hispaania alla. Kuulge, see riikide nimekiri loetelu ei ole nüüd praegu oluline. Oluline on see, kuidas need erinevatest kultuuridest inimesed siin Võrus omavahel kokku sobitusid. Väga hästi sobitusid, suurepäraselt. Ja neid ühendas ja ühendab ka praegu tants, laul, muusika. See on rahvusvaheline keel, millest kõik aru saavad. Ava- ja lõppkontserdite sünergia, seda ei unusta vist mitte kunagi. Ja ei annagi seda väga sõnadesse panna. Tore, olen nõus. Ainuüksi rongkäik Kreutzwaldi pargist Kandla-aeda äratas võrokestes tohutut huvi ja see oli meeliülendav vaatepilt. Võin kinnitada, et välisrühmade esinemistest osa saanud võrokesed mäletavad neid hetki ja muidugi Kandla-aias valitsenud ülevust aegade lõpuni. Olen nõus. Igalt poolt Eestistki tuldi meie pidu uudistama. Ma tean perekondi Ida-Virumaalt. Nad tulid Võrru folkloori ajaks koos laste ja lastelastega, et kontserte jälgida, sabatantsust osa võtta, lõõtspilli võistu mängimisi vaadata. Seda nautisid teistest Eesti maakondadest tulijad vaata et rohkemgi kui kohalik rahvas. Välisrühmad, nemad nautisid ikkagi kõige rohkem festivaliklubi. No vot, seal toimus suur vennastumine. Hommikust õhtuni, õhtust hommikuti käigiti kaelakuti koos. Vahel hüpati sisse Kandlaäede Simmanile ja öösel kell 2 tuldi festivaliklubisse tagasi. Ja vaata seal jätkus pidu hommikuni. No, vaba kava, tantsiti, lauldi. No ja kui vahepeal läks ka mõni aken katki, no Andre Sunt ütles, et sellest ei olnud mitte midagi, ega keegi ju nimelt ei teinud. Andre Sunt oli oma ametiposti tõttu tihti sunnitud koolimajas ka öösel olema ja mäletan ühte aastat, kui tema hommikul siis toimkonda või siia keskusesse või staapi saabus ja kogu toimkonna ees ahastavalt teatas, et andke tümpsu. Nimelt oli tema olnud sunnitud terve selle eelmise öö kuulama koolimaja festivaliklubis Kesk-Aasia riikidest pärit rahvapillimuusikute esinemist. Majutasimegi meie need külalisrühmad alguses ju koolimajja ja toitlustasime neid seal. Nii et festivali kujuneski nagu 2 keskust, üks oli Kandles ja teine oli festivaliklubi koolimajas. Ja nendest keskkoolis toimuvatest pidudest on siin hästi juttu, aga kus neid ööbimiskohti veel oli ja mis neist toimus? Ööbimiskohti lisandus, näiteks mööblivabriku külaliste majas, mille nimi oli Uma Kuup. Väimäla tehnikumi ühiselamus oli ka hea koht. Ja sealt hakkas ka nurinaid kostuma, et ei saa magada, pidu käib hommikuni tants, trall ja tagaajamine. Siis lisandus majutuskohtade rivisse veel ka turismitalusid, aga no eks nendega olid ka mõned probleemid. Ühe turismitalu pererahvas väitis pärast külalisrühma lahkumist, et nendega koos on turismitalust lahkunud ka väga suur kogus voodipesu. Ja kui meie siis hakkasime uurima, et kui suur see kadu siis on, siis selgus, et iga külalisrühma esineja oleks pidanud nagu ikka hääpaar komplekti voodipesu kaasa võtma. Me ei uskunud seda varguseks, aga no nii suurt vargust ei saanud külalisrühm siiski korda saata. Ei no seda, mis kõik festivali külalistega juhtus ja kuidas nad vahepeal toimkonda, kuidas nüüd viisakalt öelda, tantsutasid. Vaat neid lugusid on päris palju rääkida. Palun nüüd igalt ühelt 1-minutiline üks lugu. No, aastaid olin mina Iisraeli rühmagiid. Ja ühel aastal teatasid nad mulle, et neil on selline traditsioon, et igas riigis, kus nad käivad, nad tapavad lamba ja teevad sellest süüa. Ja mina siis noore giidina pidin tekitama olukorda, kus see lammas saaks tapetud ja kuhu nad saaksid viia. Anu, see lugu on sul selles raamatus leheküljel 155.
ja kestab vähemalt 10 minutit. Anu, palun mõelge välja uus lugu, tuletage meelde. Siiri, palun teie lugu. No minu lugu võiks ka muidugi 10 minutit kesta, aga no ma püüan ikkagi 1 minuti sisse ära saada. Aga räägib tema muidugi jälle Iisraeli külalisest. Kõnnib Iisraeli delegatsiooni rahvakunsti ansambli liige mööda Võru linna, ära seletatud nägu ees, naeratab kogu aeg, vaatab ringi, vaatab üles, vaatab alla, kellegagi väga ei räägi ja siis meie festivali tervishoiuteenistus ehk meie festivali meditsiiniteenistus hakkas väga suurt muret tundma tema vaimse seisundi pärast, et äkki on päiksepiste saanud, meil ju ikkagi väga nagu kuum kliima siin ja midagi sellist juhtunud ja hakati küsitlema teda, mida ta tunneb, kuidas ta kirjeldab oma olukorda, et anda ikkagi adekvaatne diagnoos. Ja siis ta ütles, et pilvekesed hõljuvad üle taeva, siis paistab päike, siis tuleb vihmasabinakene, rohelus ümberringi, puhas vesi ja ilusad tüdrukud tulevad linna peal vastu, eranditult ilusad. Ja mitte ühtegi inetut inimest ei ole tema siin kohanud. Et temal on väga tõsine mure selle olukorra ja selle koha pärast, kuhu tema on sattunud. Appi. Et kuhu tema siis on sattunud? Ja siis ta arvas, et ta on sattunud paradiisi. Väga tore lugu. Mati, palun teie lugu. Ja, tuli üks vene folkloorirühm Moskva rongiga ja meie saatsime Võrust bussi koos saatjaga Põlva jaama vastu. Aga Põlva jaamas ei tulnud rongi pealt kedagi maha. Ja bussijuht muidugi taipas ära ja kihutas rongile Tartusse järgi. Ja sealt raudteejaamast nad siis selle Moskvast tulnud rühma kätte saidki. Muidugi me uurisime, et miks te siis Põlvast maha ei tulnud. Ja nemad ütlesid, nemad ei julgenud tulla, sellepärast, et festival pidi olema linnas, aga nemad seal linna ei näinud. Mõtlesid, et on eksitus. Ja nendega juhtus veel selline lugu, et eelpool räägitud suure uputuse ajal, kui me tõesti pidime Kandleaiast kolima teatrisaali, siis esimeseks esinejaks siin saalis oli seesama vene rühm. Esinevad ja esinevad, ära ei tule. Lava pealt meie kogu kehakeelega ja kätega näitame, et tulge ära. Lõpuks sain neile öeldud, me laseme lavalt tuled ära, kui te ära ei tule, siis tulid ära. Ja see rühma juht ütles lavalt tulles siis sellised sõnad, olles ise äärmiselt rahul. Nakoniets na stsenu võšli. Ehk siis õnneks või et viimaks ometi jõudsime lavale. Tuli välja, et nemad ei ole harjunud esinema välilaval ja tänavanurgal, murul, rannaliival. Lohutuseks Põlva inimestele ütlen, et koju sõitsid nad ikka Põlva kaudu. Väga hea. Ülle, teie lugu palun. No minu lugu, välisrühmade, või kuidas ma ütlen, välisrühmi viidi maakohtadesse esinema. Ja seda üritust nimetati, et festival tuleb külla. Ükskord meie väikesesse Vastseliina tuli delegatsioon, kui mu mälu nüüd mind ei peta, Indiast. Pidasin vajalikuks neile kohe seletada liiklusreegleid. Ütlesin, et teed tuleb ületada ainult ülekäigurajal, jälgigu liiklusmärke, et muidu mine tea, auto ajab nad alla. Ja siis kuulasid mind vaikselt, tähelepanelikult ja siis üks meesterahvas sealt tagant poolt delegatsiooni liige küsis, et kuule, tema ikka ei saa üldse aru, et miks meil ülekäigurajad ja liiklusmärgid, kui meil inimesi ja autosid ei ole. Hetkeks pani see mind mõtlema, aga tõepoolest suurlinna inimesele võib vaikus ja rahu tunduda võimatuna. Tollest päevast ja tollest sündmusest tegin ma järelduse, et mõnele võib olla liiklusmärk ohumärgiks, aga teisele vaatamisväärsus. Palun, Anu, nüüd teie lugu. Tegelikult neid liikluse lugusid, neid on ka päris ports. Võib-olla üks põnevamaid on see, kuidas noored Põlva politseinikud ja üks õnnetu Villis
oleksid kunagi peaaegu, et meil rongkäigu ära jätnud, aga no see rongkäigu ärajätmise lugu on seal raamatus kirjas. No tegelikult tol korral ei jäänudki. Aga mul tuleb meelde aasta 2022 festival, kus see oli koroona järgi, mis tähendab, et tollel aastal oli veel väga palju põhjuseid, miks ei reisitud või ei soovitud välja tulla. Ning meil oli väga vähe külalisi. Need väliskülalised tulid ainult Poolast ja Lätist ja ega eestlasi ka väga palju ei olnud. Ning kui ma pidin käima siis raadios seda festivali tutvustamas ja küsiti tõsise näoga minu käest, et teil on tulemas nüüd suur festival ja kindlasti on esinejaid väga palju, et kuidas te olete tegelenud sellega, et kui on ikkagi mass koos, mis on üle 10 000 inimese korraga, et kuidas te need koroonareeglid olete siis sinna sättinud, väga raske oli öelda kuidagi teisiti, et ärge muretsege, nii palju ei ole. Aga no, kuna esinejaid oli vähe, otsustasime, et me ei tee rongkäiku. Paneme parem ühe toreda kontserdi lisaks, nii et rahval on mida nautida. Ja kui muidu Võru inimesed küsivad, mida sel korral teisiti tehte, midagi äkki uut, midagi äkki hoopis huvitavat, siis tollel aastal küsiti ainult, aga kus rongkäik jäi? Ja mis festival see siis selline on? Rongkäiku ka enam ei ole. Aga festival oli tegelikult ilus ja aus. Päike säras ning korraldajate glamuurne elu. Kõigepealt organiseerid, siis närveerid ja lõpuks koristad. Ehk siis, kui festival läbi sai pika lauapeoga Võru linna keskväljakul, hakkasime me koristama. Panikisime kokku lauad ja pingid ja hakati lava maha võtma ning öösel umbes kella 3 ajal oli see hetk, kus siis ka lipud, need 3 lippu, mis olid üles pandud, festivalilipp, 1 Läti ja 1 Poola lipp, oli vaja festivali staapi tagasi viia. See asus tol aastal Võru kesklinna koolis, nagu sel aastalgi. No, aga kuna oli õhtul hiline aeg, mõtteid oli päris palju tekkinud, üks parem kui teine, otsustasime, et teate, lõpetame sel aastal festivali rongkäiguga. Mõeldud tehtud. Janno läks 1 autoga ees, Kertu võttis festivalilippu, mina ja vabatähtlik nimega Kaspar võtsime need 2 riikide lippu, Robin Truup tuli autoga taga ja pani tümmi. Vanaisa autoga, sellepärast, et vanaisa maksis kütuse eest. Ja niimoodi öösel kell 3 tühjadel Võru linna tänavatel see rongkäik tehtud sai, aga püant ei olnud päris tühjad. Mõisaidas oli ööbimas üks kohalik bänd. Nood tulid 5 umbes samal ajal tänaväärde suitsu tegema. Ja nii oli pealtvaatajaid ka. Osalejaid 3, pealtvaatajaid 5, igati korda läinud. No, läks ju aega. Tõepoolest väga värvikad lood meie väliskülalistest, aga küsimus selline, et mis neid väliskülalisi siin Võrus mis neile kõige rohkem siin meeldis? No eks seda sai nende käest küsitud selle sama mikrofoniga, kasutasime nende vastuseid nende tutvustamise juures ja minu meelest on sellestki päris palju kirjutatud ja Maie Pau on sellest palju rääkinud. Maie Pau ei ole minule midagi rääkinud. No siis mõned märksõnad siiski. No Tamula järv, ei saa mööda, üle ei ümber. Õhtukontserdite ajal imetlemiseks välja pakutud. Võru linn oma roheluses ja oma puhtuses, mida väga tihti rõhutati. Aga see linnade teema kerkis meil ikkagi üsna tihedasti jälle ülesse. Et festival ja Võru aga ühte linna tahaks ikka ka näha. Et Põlva, nagu me siin kuulsime, ei kvalifitseeru, isegi Vastseliina, mis ometi on liin, ka ei kõlvanud. Esimene, mis meil neile pakkuda oli ja oma meelest ikka linn, oli Tartu. No Tartusse me neid viisime siis ka ja lasime neid seal esineda ja lubasime ka linna vaadata. Aga meie tahtsime neid ikkagi viia alati ka Suurele Munamäele, ikkagi Baltimaade kõrgem tipp ja Eesti kõige kõrgem tipp. Sinna jõudes oli 2 varianti. Esimene, et rühm ütles, et neil kodumaal on ikka palju tõsisemad mäed, millega me pidime väga tihti leppima, ja teine oli see, et tulge meile külla, me näitame teile, mis on mägi. Te vist üldse ei tea, mis asi on mägi, kui te nimetate Suurt Munamäge mäeks.
aga ühele Gruusia lasterühmale tegime ikka korraliku elamuse ja säru, sõidutasime neid Munamäele siis nii, et suurel kiirusel. Vasakule, paremale, üles-alla, minu meelest sõitsime seal Rõuge ja Haanja vahetki veel ringi ja lasterühm see oli ja lastel läks süda pahaks. Buss peatati kinni ja toimus, mis toimuma pidi ja siis nende juhendaja ütles, et nüüd me usume, teil on tõesti mäed olemas. Jaa, ega külalisrühmi viidi Võrumaale erinevatesse kohtadesse esinema. Puigal käidi, Jubakülas, Haanjas, Paganamaal, Rõuges käidi. Rõuge sõnast haaran kohe kinni. Rõugest kujunes päris pikkadeks aastateks selline lemmik ühissimmani pidamise paik. Lõpmata ilus loodus, sääski oli küll ka, aga mis sa teed? Igatahes sõitsid sinna siis meie oma rühmad, Võrumaa rahvatantsijad, siis mujalt Eestist rahvatantsijad, välisrühmad ja üheskoos õpiti tantse, õpetati üksteisele omi tantse, jällegi nii grusiinlased kui araablased, kes iganes proovisid meie labajalga järgi teha, meie jälle meeleheitlikult maast suuga rätikuid üles tõsta, nendega uhkelt lehvitada. Vahetati väga palju toredaid kontakte, vastastikku festivalikutseid, nii et igatahes oli see Rõuge üks väga tore ühise folklooripeo pidamise koht. Ja mina mäletan ühte folkloorirühma Ameerikast Portlandist tulehoidjad olid nende nimi, kandsid nemad Eesti rahva rõivaid, esitasid Eesti rahvatantse ja pillilugusid ja nende pühendumus on austust väärt, ütles Maie Pau. Ja muide on teada, et Portlandi tulehoidjate hulgas lisaks väliseestlastele oli ka teistest rahvustest esinejaid. Nende kõikide pühendumus on märkimisväärne, ütles Maie Pau. Mina olen mänginud puhkpilliorkestris ja seetõttu olen ma alati imetlenud, kuidas Erja Aarop on suutnud erinevate maade pillimeestest festivali koondorkestri luua. Erja Aarop ja Kandle kapell, 2 vaieldamatult festivali alustala. Meie festivalil on ju elava muusika kohustus, tantsitakse elava muusika saate, see tähendab pillimehed alati kaasas, pillimehed ju ka alati valmis mängima, nii et ma usun, et Erjal ei olnudki väga raske neid seal üheskoos mängima panna, aga siin võiks veel rääkida, kuidas me elava muusika saatel tegelikult tänavatantsu teeme ja kuidas me tantsuorienteerumis teeme elava muusika saatel. Ma pean teid nüüd kahjuks katkestama, Siiri, sest meie saateaeg on otsakorral, aga meile mahub ära üks kultuurisoovitus. Siiri, palun teie poolt see kultuurisoovitus. Kui ainult üheks soovituseks antakse sõna, siis mina teen ainult ühe ettepaneku. Paneme oma suukesed kõik valmis toredaks laulu ruuporiks ja laulame 1 ja 2. Minnakka piido pidama, mi jubeldama nakka, ei ükski vägi inämp meilt, kurasi saa ei võtta. Minnakka siia kõiki nüüd, kes on meil pundin olnu, kõrvakats vai inämpki, toimkonnast läbi käyny. Minnakka piido pidama, mi jubeldama nakka, kõik arsa sõbra lavale ja teemi lõppu kavale. Aga nüüd, kõik need, kes on 1 või 2 või 10 või 20 või ka 30 korda olnud tegevad folkloorifestivali toimkonnas, palun tulge lavale. Kas te sabatantsu mäletate? See sama sabatants, mis pidi Guinessi rekordite raamatusse jõudma, aga kahjuks mingi pisivead tõttu ei jõudnud. Aga oli ilus pikk rivi ja kõik olid rõõmsad ja Võru linn sai ikka vaatamata sellele ka kuulsaks.
kuule, me ei mahu sinna võtta. ja see 21 ja see 22 ja see 23, 4, 5, 6 ja see 27 ja see 28, 29 ja 30 täis. Suvine aeg, ilus oled sa, Võru festival veel ilusam sa. Suvine aeg, ilus oled sa, Võru festival veel ilusam sa. Ja see 21 ja see 22 ja see 23, 4, 5, 6 ja see 27 ja see 28, 29 ja 30 täis. Suvine aeg, ilus oled sa, Võru festival veel ilusam sa. Suvine aeg, ilus oled sa, Võru festival veel ilusam sa. Avitas. Nii nakka pido pidama, nii juubeldama nakka, ei ükski vägi inäb meilt, kurasi sa ei võtta. Viiluskõrd. Nii nakka pido pidama, nii juubeldama nakka, ei ükski vägi inäb meilt, kurasi sa ei võtta. Kolmas kõrd, publika. Mi nakka pido pidama, mi juubeldama nakka, ei ükski vägi inäb meilt, kurasi sa ei võtta. Au. Au Võru publikule. Sest publik, aitäh. sest publik on festivali peamine jõud. Elagu Võru publik, festivali korraldajad ja loomulikult esinejad. Elagu Võru pärimustantsu festival. Ja kummardus. Oota. aitäh saatekülalistele, kohtumiseni ja tantsime veel. Ja nüüd kummardus. ja veel, ostke pidupäevade Võru raamatut. Kui teil on juba üks seal riiuli peal, ostke teine ja kolmas veel juurde. Ega siis sõbrad tahavad ka. No just. Kohtumiseni. Lähme.